Ja ma võib-olla räägiks sellise väikese eelloo, et oli siis 22. veebruar see päev. Ja mina istusin sellel päeval pärastlõunal, ma mäletan, Livignos pressikeskusest. Seal oli omajagu rahvast ja pressikeskuses on alati selline raamatukogu meeleolu. Ja tegin arvuti taga tööd ja järsku Ott Järvela, kes istus nagu minust paar lauda edasi, kargab püsti, ma vabandan, karjus üle pressikeskuse, assa kurat. Ja ma pole mitte kunagi näinud nii rõõmust Ott Järvelat, kui ma sellel päeval nägin. Kõik hakkasid kihelema, mis juhtus, kõik arvasid, et Eesti võttis medali ja siis samal ajal toimus kahevõistluse tiimivõistlus. Ma mõtlesin ka, et no ei ole võimalik, et Kristjan ja Robert olid küll väga tublid, aga no siit ei saanud ju praegu medalit tulla. Ja siis Ott tuli teatas, et siis Johanna Talihärm valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni ja sa kogusid 983 häält olümpiamängudel osalevatelt sportlastelt. Kuidas sa need hääled kokku said? Siiamaani natukene on müstika, et ma kuni viimase hetkeni ei uskunud, sest et olümpia ajal ma praktiliselt kampaaniat ei teinud, sest ma võistlesin, ma ei saanud, me olime laskesuusatajad olid täiesti eraldi, me olime üksinda Anterselvas ja isegi meil ei olnud sellist traditsioonilist olümpiaküla, et kuigi see küla nii-öelda eksisteeris, paljud seal elasid, siis kuna meil on iga aasta Anterselvas MK-etapp, siis kõik paljud elasid samas hotellis, kus nad muidu ka elavad, et me ei kolinud sinna alla kokku kõikide samadesse hotellidesse, vaid me elasime seal, kus me tavaliselt elame. Ehk siis kõik olid selle mis on siis Valley, eesti keeles on ta oru peal laiali ja et laskesuusatajad kõik juba mind teadsid, kui ma nendega üritasin rääkida, ütlesid, ma juba hääletasin su poolt ja kõik me hääletasime, kogu meie tiim, nii et sul ei ole isegi vaja kampaaniat teha, aga me soovime sulle edu. Ja siis seal mul see kampaania just liiga hästi ei läinud, et rääkisin võib-olla lihtsalt, et kas sa ikka kindlalt käisid hääletamas ära, tuletasin meelde, jaa, muidugi ma nüüd lähen hääletan, aga enamus tegid selle esimesel päeval ära ja võib-olla ainuke kord, kus ma nii-öelda kampaaniat tegin, oli, kui ma läksin natuke varem Cortinasse enne avamist ja olin 2 tundi Cortinas ja rääkisin seal umbes võib-olla 5 sportlasega, nii et olümpia ajal need hääled kindlasti ei tulnud. Sest mina nägin oma silmaga ühte endisportlast, kes ka siis kandideeris, jagas oma kleepsukesi ja näed, tema ei osutud valituks, nii et ma arvan, et see juba räägib nii mõndagi sinu kohta, et sina ilma kampaaniata valituks osutasid. No, sa enne tegelikult olid juba ju Euroopa Olümpiakomiteed sportlaskomisjonis, et see valdkond ei ole sulle võõras, aga kuidas sa üldse sellesse valdkonda või spordipoliitikasse jõudsid ja miks? Oti juurde tagasi tulla, siis ta eile helistas mulle ja me panime selle looga kirja, nii et võite olümpiaraamatust lugeda ka seda lugu, kui midagi täna puudu jäi. Aga 2020 oli aasta, kui oli COVID ja valiti EOK sportlaskomisjoni. Sel hetkel ma isegi täpselt ei mäleta, kus see mõte tuli, aga mõtlesin, et võiks kandideerida. Ma olen alati olnud selline, kes tahab nagu tagasi anda ka tiimile, teistele noorematele, et mõtlesin, et võib-olla see on see võimalus ja kandideerisin ja sain sinna valituks ja sealt need asjad arenema hakkasid, et ma arvan, et sealt need mõtted vaikselt kerima hakkasid. Aga võib-olla mõne jaoks on natuke veel ähmane, mis see ROK-i sportlaskomisjon on, kuidas ise oma sõnadega ütleksid, mis need peamised ülesanded, eesmärgid teil on? Me oleme siis sportlaste nii-öelda nõukogu või nõuandja vorm organisatsiooni sees, et samamoodi nagu EOK-s, samamoodi nagu EOC-s ehk siis Euroopa Olümpiakomiteedes, kui mingisugust metoodikat, mingisugust dokumenti, mingisugust üritust välja töötatakse või planeeritakse, siis me istume ka igas komisjonis on vähemalt üks sportlane, kes annab siis oma sisendit, kuidas sportlastele täpselt see, kas muutus või mingisugune protokoll nagu päriselt mõju avaldab ja siis võib-olla selle põhjal tehakse mingisugused muudatused või võetakse seda arvesse, et alati meie sõna ei jää lõppotsuses nii-öelda peale, aga see ei ole tihti ka nagu nii-öelda vastuoluline, et tihti on niimoodi, et kui sportlastel on parem, siis on tegelikult kogu organisatsioonil parem. Ehk siis ikkagi sa tajud, et see roll ja mõju komisjonil on ikkagi ju suur? Ma arvan, et see roll on väga olemas, kas või praegune ROK-i president Kirsty Coventry oli ju varasemalt sportlaskomisjoni juht, et see oli kindlasti üks samm sellel teel sinna juhtkonda, et sportlaskomisjoni on selline huvitav roll, et ROK-is
meid briifitakse põhimõtteliselt kõikidel teemadel niimoodi natukene, et me just omavahel seal rääkisime, et see on natukene nagu praktikal oleksid, aga õpid igast väiksest valdkonnast natukene, et see tegelikult arendab väga mitmekülgselt ja on väga äge kogemus. No kui sa enne olid selles valdkonnas sees, aga nüüd ikkagi, kas su elu tempo on nüüd muutunud või et palju sa pead ise reaalselt panustama sinna? Täna ma ikkagi igapäevaselt peaaegu, et tegelen sellega. Ma saan päevas väga mitu meili ja õnneks kõikidele ei pea otseselt vastama või nendega tegelema, aga kursis peab olema ja see ongi võib-olla peamine muutus, et ma saan väga palju rohkem emaile. Aga mis on need kõige olulisemad teemad lähiaastatel sportlaste vaates, millega te tegelete? Sportlaste vaatest kindlasti ongi olümpiaprogramm, nagu rääkisime, kahevõistlus. Hiljuti tuli see nii-öelda naiste kategooria kaitsmise protokoll välja, kõiksugused sportlaste õiguste tagatus olümpialiikumises, et neid teemasid on väga palju, väga laiu. Inglise keeles safeguarding, aga võib-olla turvaline sport on väga suur teema Euroopa Olümpiakomiteede tasandil ja et kõik sellised asjad on väga aktuaalsed. No enne tuli välja, mina, Kristjan, väga ei ole selle teema kursis, mis tagatubades toimub, kas sa tohid midagi öelda, kas on lootust või ei ole või kuidas sul asjad tunduvad selles teemas? Et väga raske on nagu ennustada, et ja arvestame ka seda, et ma just astusin sellest uksest sisse, et ma veel vaatan ruumis ringi. Aga kindlasti, kas ma olen mures? Jah, ma olen mures, aga kas ma julgen öelda, et kindlasti on kahevõistluse jaoks kõik läbi, ei julge täna seda küll öelda. Aga mis su enda jaoks kõige südamelähedasemad teemad on? Ma arvan, et üleüldiselt võib-olla selline sportlaste kogemus sporditeekonnal, et ka minul on olnud väga keerulisi hetki ja väga mõndasid selliseid olukordi, mida kindlasti mitte ükski sportlane läbi ei peaks elama ja ma arvan, et võib-olla selline kogemus on olnud see minu peamine sütik, mitte et ma lähen nagu kellelegi kuidagi nagu tagasi tegema, vaid vastupidi, et ma tahaks nagu sellise ettevaatava pilguga, et luua selline süsteem, kus sportlastel oleks hea kogemus ja kus nad ei jääks nii-öelda hammasrataste vahele. Aga kas sa praegu näed näiteks kas või meie enda Eesti sportlaste pealt, kui paljud on kursis, no näiteks, et nüüd meil on oma inimene seal, et kui palju julgetakse pöörduda, kui teadlikult ollakse tegelikult sellest? Ma arvan, et tegelikult natuke liiga vähe. Võib-olla tänu sellele, et ma nüüd olen seal, et on olnud see rohkem meedias ja võib-olla saanud rohkem kajastust ja on üldse teadvus, et meil on olemas sportlaste esindus nagu komisjonid erinevatel levelitel nii Eestis, Euroopas kui ka ROK-is. Tegelikult on ka rahvusvahelistes alaliitudes põhimõtteliselt kõigis olemas sportlaskomisjonid, aga see teadlikkus võiks olla suurem. Tihti pöördutakse meie poole küsimustega, kus me ei saa otseselt aidata. Et mina ei saa otseselt, ma ei tea, kellelegi toetust määrata või kuidagi nagu me ei saa mingisuguseid nii-öelda pädevaid otsuseid võib-olla vastu võtta, meie anname selle sisendi ja siis need otsused võtab vastu mingi organisatsiooni juhatus või tihti pöördutakse meie poole näiteks, ma ei tea, alaliitu puudutavatel teemadel, mis ei ole tegelikult meie pädevuses, aga siis on meie roll olla see, kes suunab õigesse kohta, selgitab süsteemi ja ise teada neid reegleid, et mis on parasjagu see reeglistik, mis siin kehtestub. Kuidas väikeriigi esindajana sellises organisatsioonis ikkagi see elu on, et kuidas sa tunned, kas sul on lihtne tuua teemasid lauale või kui tõsiselt neid väikeriike ikkagi võetakse? Ma arvan, et see ei ole olnud liiga nagu tugev faktor, et ma olen väikeriigist. Eks see võib-olla on, et meil ei ole nii palju esindajaid, et kui sa oled suur riigina, siis see tõenäosus, et kuskil juba on sinu riigi inimene eesotsas, on võib-olla suurem, aga EOK inimesed on väga nii-öelda heas kirjas rahvusvahelistes organisatsioonides olnud, et kõik need kontaktid, mis sealt poolt on tulnud, ma olen saanud väga positiivset tagasisidet ja et ollakse, Merle, yes, of course I know her, mingi selliseid kokkupuuteid on väga palju, see on näiteks näide. Sa ütlesid, et meile tuleb peaaegu iga sekund sulle, aga et kui praegu kuulub sportlaskomisjoni 23 liiget, eks, et kui palju te omavahel, kui tihedalt te läbi käite? Meil on iga kuu veebis koosolekud ja nüüd isegi tuleb veel tihedamalt, kuna praegu käib siis ROK-is selline kampaania või mitte kampaania, vaid protsess nagu Fit for the Future.
Ja sellega seoses on siis uus president tegemas mitmeid reforme ja siis me oleme nendes konsultatsioonides sees, et see protsess on tegelikult käinud juba eelmisest aastast saadik, et neid konsultatsioone tuleb veel ja suhtleme tihedalt. See on tore kuulda. Kas kellelegi on tekkinud küsimusi Johannale? Allarile jälle? Et see, kuidas sa võib-olla mõtestaksid natukene lahti seda sünnun olulist asja, sa väga kõnetad, et sportlase kogemus läbi karjääri, et mis on need momendid, mida on võimalik sportlane hakkab tegema sporti selle tõttu, et ta see ala huvitab, ta lihtsalt teeb ühelt maalt saab teatud asjad ette. Ma ei hakata masukohta täitma, ma hakata väga purki pissima, ma ei hakata reeglid järgima ja nii edasi. Oma käitumist ja riidetust valima, et mida nagu Eesti kontekstis saab siis klubi või alaliidud ja kuni siis Jokani välja siis nagu mõelda selles vaates, et sportlase teekond oleks. Sest jõuame kohe järgmisse äärmusse, et sport nagu Luve Helbeke täna, et nüüd peab kogu aeg kõik hästi ilusti tegema, aga see ei ole see, millest ta räägib. Jah, ma võib-olla võtaks seda kokku niimoodi, et on sportlase vastutus olla teadlik sellest, mis tema ümber toimub, mismoodi toimivad need süsteemid, kelle poole ta üldse pöörduma peab ja tunda seda süsteemi. Jah, võib-olla nad ei pea tundma peensusteni, aga mingid asjad on ikkagi oluline teada. See väga palju on ka tegelikult selle süsteemi vastutus, kes sportlast kasvatab, olgu see siis treener, olgu see siis klubi, alaliit ja nii edasi. Et meil on tihti selline vaade, et sportlane peab tegema ainult sporti, ta ei tohi kõrvale kordagi vaadata, aga tegelikult peaks olema kogu süsteemi roll, et nad teadvustavad sportlasele, et sport ei ole ainult see, kus sa higi pühid, vaid sport on ka see, et sa oled teadlik oma spordiala reeglitest ja paljudest muudest aspektidest, mis nii-öelda spordisüsteemis toimuvad. Et olla siuke teadlik, mis su ümber toimub ja väärtustada avatud silmaringi ja laiemat vaadet sellele. Kas ma vastasin? Sinna mõni, et Norrast 13 aastaselt hakatakse oma treeningplaaniga juba tegelema, et see on päris ootamatu, et Eestis pigem mina olen kogenud seda, et sportlane läheb ülikooli, siis see on suur ohumärk, sest ta võib-olla hakkab ise mõtlema. Jah, et ma olen ka seda kogemust kogenud, et ka meil on nüüd eelmisest aastast alates Norra treenerid ja see on väga tugev muutus, et sul on võimalus kaasa rääkida oma elu ja oma keha ja oma selle protsessi jooksul, mis on tegelikult väga suur asi, et eriti kui sa oled kogenud sportlane, kui sa ütled, et sul kuskilt valutab, siis varem on mul selline kogemus, kus treener ütleb, et ei valuta. Ma ütlen, et nagu päriselt valutab. Ei valuta. Siis ongi, et see on mõttetu vaidlus tegelikult, aga nüüd on niimoodi, et kui sportlane ütleb, et tal kuskilt valutab, siis treener küsib, et okei, aga et mis sa arvad, et kas see tegevus sul oleks ka nii-öelda valu põhjustav ja siis te arutate omavahel, et mida teha, et küsimus ei ole selles, et me jätame trenni ära, vaid kui sul valutab õlg, siis sa võib-olla lähed jooksma ja kui sul valutab jalg, siis sa võib-olla tõmbad suusaergomeetrit, et kuidagi seda asja modifitseerida ja tegelikult tänu sellele ma olen praegu nii-öelda füüsiliselt ka oluliselt tervem. Et ma ei ole kunagi hooaja lõpus nii vigastuste vaba olnud. Et mingi sellised väikesed näited, jah. Johannes. Tere, Johannes. Võib-olla kõlab karmilt, aga tegelikult on ju hästi sisuline. Kui sa oleksid sportlane, kes igapäevaselt võistleb talvel näiteks maailma karikasarja üldvõidu nimel, sul on iga nädalavahetus ülitähtis. Näed sa siis ka, et see, mida sa teed täna, oleks kuidagi võimalik? Ma olen näinud ja tean näiteid, kes seda teevad. Näiteks Ibu sportlaskomisjoni hiljuti valiti Liisa Vitotsi. Sinna kuulus eelmisesse koosseisu Sebastian Samuelson, Leena Häkki. Et need, kes sportlaskomisjonides kaasa räägivad, ei ole mitte nii-öelda minusugused keskpärased sportlased, vaid ka tegelikult Marokki sportlaskomisjonis alguses tundsin ennast natuke, et kes mina siin olen, et mul ei ole seda olümpiamedalite kuhja, mis teistel on. Ja seal on meil ka veel aktiivseid sportlasi, kes Pariisist võtsid olümpiakulla, et seal ei ole enamuses sellised tegelased, kes nii-öelda, et ma arvan, et seda tegevust
tehes ma ei pane oma spordikarjääri kuidagi teisele kohale, vastupidi, et ma olen rohkem kohal ja rohkem teadlik. Et ma arvan, et see on, kui samamoodi, kui mult küsiti, et sa läksid kooli, kas nüüd tähendab seda, et sa põhimõtteliselt sporti enam tõsiselt ei võta, et kui ma USA-sse läksin, siis tegelikult ma tegin sellega hoopis sammu ülespoole, et see ei ole see tegevus, et sul on üks või teine, vaid vastupidi, ma arvan, et need on nii-öelda sümbioos, et mõlemale kasulik tegevus või mõlemat poolt aitavad tegevused. Ega see meil ju siis mind otseselt halvemini suusatama ei pane, et loomulikult ma võistluse ajal neid meile ei loe, et ma olen õppinud selles rägastikus orienteeruma ja kindlasti õpin veel paremini nüüd seda asja tegema, et see sportlaskomisjoni tegevus on ka piisavalt paindlik, et ma saan öelda, et ma täna võistlen MK-l, ma ei saa sellel koosolekul osaleda ja sellest saavad kõik aru, et see ongi selle asja, miks see asi võimalik on. Ma nägin ühte kätt veel. Et kui valutab, siis tuleb nagu ise aru saada, kus ja kuidas abi saab. Aga kui nüüd näiteks valutab niimoodi, et me laseme ja suusatame Haanjas ja Otepääl, aga pääsukesed lendavad või on lennanud Tallinnas juba aastaid ja aastaid ja aastaid. Kas on mingi võimalus aidata, et Tallinnas ka saaks lasta ja suusatada samaaegselt? Kui me selle probleemi ära lahendame, siis me arvan, et see on üks väga suur võti Eesti laskesuusatamisele. Et tegelikult kui mõelda, siis meil on peaaegu enamus sportlasi, kes on täna A-koondises, on Tallinnast pärit. Nad on Tallinnas üles kasvanud ja meile tulevad välistreenerid on tihti väga šokis, et mis mõttes teil ei ole kodus võimalik harjutada. Meil me saame rulli sõita rattateede peal, aga seal ei ole ühtegi tõusu. Mulle kirjutatakse, et tee 3 minutit tõusu intervalli. Mul ei ole võimalik, mul ei ole ühtegi tõusu, kus ma saan sellist asja teha Tallinnas. Ja mul ei ole võimalik teha, me kutsume seda siis komplekstrenniks, kus me siis teeme füüsilist ja laskmist korraga. Ma saan Tallinnas küll minna Kaitseliidu lasketiiru, kus ma saan lasta, aga siis see tähendab, et ma jooksen seal ümber tiiru või mingi tõhusaid ringe ja mõtlen midagi, et jooksen õue, teen uksest välja, et see ei ole päris see. Et kui me selle küsimuse ära lahendame ja ehitame tiiru kuskile, kus on populatsiooni tihedus on natuke tihedam kui Otepääl või Haanjas, siis ma arvan, et see on meie laskesuusale ka väga suur asi, aga lasketiiru ehitamine on äärmiselt kompleksne protsess. Ma olen natukene olnud kaasas nende projektide arendamisel. Taheti teha nii Keilasse kui Männikule kui Nõmmele. Ühes kohas tehti looduskaitseala, teises kohas olid naabrid vastu, sest kardeti paugutamist ja nii edasi, et see ei ole üldse niisama lihtne. Ja täpselt. Kas on veel küsimusi? Kristo? Tere, Johanna. Tere. Ma panen su natuke raskesse positsiooni, aga sa oled võimekas sellest välja tulema. Meil on täna üleval Eesti spordimaastikul väga tugevalt see teema, mille nimel sporti tehakse ja kes on sportlane ja mis on päriselt väärt tulemus spordis. Kuidas sina seda defineerid, et meil on väga selgelt üks koolkond, kes ütleb, et sport on ainult medal ja olümpiavõit ja kõik ülejäänud ei ole tegelikult väärt selle nimel pingutamist ja on teine seltskond, kes räägib spordist natuke laiemalt, et kuidas sina enda jaoks defineerid sporti ja sportlaseks olemist? Mina olen kindlasti see sportlane, kes täna on kogenud ka seda, mis teeb sportlase katki, nii füüsiliselt kui mentaalselt. Ilma detailidesse langemata sellel teemal, siis ma olles seda poolt kogenud, ma ütlen, et see ei ole medaleid väärt. Aga me paneme need teemad võib-olla vastanduma ja mina ütlen, et tänu sellele, et ma olen nii-öelda katki olnud, ma ei ole võib-olla, ja mitte võib-olla, vaid ma tõenäoliselt ei ole mingisuguseid medaleid saavutanud, mida oleks võinud saavutada nii-öelda tervena, nii mentaalselt kui füüsiliselt. Et ma ei ütleks, et need teemad on nii-öelda vastanduvad, et me teeme iga hinna eest medalid või siis me nii-öelda teeme tervikliku sportlase, kellest me hoolime, kuidas need medalid saavutatakse. Ma arvan, et need teemad käivad käsikäes ja mõned sportlased on saavutanud medaleid hoolimata mingisugustest aspektidest,
aga samas, kui me võtame selle riski, et me nii-öelda selles väikeses riigis, kus meil on tegelikult sportlaseid väga vähe, läheme seda karmimat teed pidi, siis me teeme ka väga paljud sportlased hoopis katki ja ei saavuta neid medaleid, mida nad võib-olla oleksid suutnud saavutada, on minu seisukoht. Mul on teine küsimus ka palju. Nii. Teine küsimus puudutab rahvusvahelist spordijuhtimist, et sa oled nüüd, ma ei tea, kas sa oled näinud seda Taani uuringut, millele ma ka paar korda viidanud, uuring siis, mis tehakse iga 2 aasta tagant Taani olümpiakomitee poolt, mis hindab seda, et kuivõrd on üks riik spordis mõjus rahvusvaheliselt just spordi juhtimise seisukohalt. Selles uuringus on 153 riiki, seal Eestit ei ole. Ehk siis Eesti ei ole top 153 hulgas ja seal hinnatakse ja see uuring tehti nüüd küll enne sinu valimist, mis tähendab, et tänu sinule me tõuseme sealt päris mitukümmend kohta sealt taga, saame tabelisse. Ja mida ta siis hindab, on see, et ta hindab eestlaste olekut rahvusvahelises siis ülemaailmse spordijuhtimises. Euroopa spordijuhtimises meid on, seal me oleme 33, 34, aga rahvusvaheliselt meid veel enne seda ei olnud, kui sina olid. Mis siin, kas see peaks olema oluline ja mis siin sinu arust tuleks nagu teha, et Eesti omaks rahvusvaheliselt suuremat mõjujõudu spordijuhtimis? Kas see on üldse oluline, mis tuleks teha? Ma arvan, et kas see on nii-öelda asi, mida me peame nii-öelda kõiki teisi teemasid ignoreerides prioriteetsena kohe hakkama arendama? Ei. Et kas see on prioriteet number 1? Ei. Kas see on väga hea, kui me oleme esindatud? Ja. On siis see, kas on oluline vastus minu poolt. Ja teine osa, et kuidas me saaksime seda paremaks, on see, et kes tavaliselt saavad spordijuhtimisse, tavaliselt sporditaustaga inimesed, kes on väga mitmekülgselt ennast arendanud ja harinud. Et kui me suudame oma sportlasi, kes on tippsportlased, suunata ka haridusse, et nad ei peaks valima kas üks või teine, ma arvan, et see on üks väga suur viis, kuidas me saame koolitada tulevasi spordijuhte. Täiesti nagu vaadates laiemalt pilti. Loomulikult ka see, kui keegi juba ees on, et me teame, et mitmetes faktorites eeskuju nägemine aitab üldse näha, et võib-olla teada, et selline teekond on võimalik, et ma loodan, et see minu näide praegu avab uksed paljudele järgmistele ka, et kindlasti see üldse avab mõnele silmaring, et tegelikult see on võimalik, et võib-olla meil enne oli suhtumine, et aga Eestist see ei olegi võimalik sinna jõuda. Et täna me teame, et tegelikult see on võimalik, siis loodetavasti ka järgmised inimesed on valmis selle nimel pingutama. Kas on veel küsimusi? Johanna, seega mina tänan. Aitäh sulle. See on väga vägev, et meil on just selline sportlane nii kõrgel esindatud. Aitäh sulle. Aitäh.